Tervist, minu nimi on Meelis Mandel, olen Äripäeva peatoimetaja ja ma olen palunud siia Äripäeva kaamera ette Äripäeva digiarenduste juhi Dmitri Kovagini. Timo, tere! Täna veebiportaalid räägivad sellest, et Äripäev on asunud oma saitide kaudu külastajate arvutite abil krüptoraha kaevandama. On see nii ja mis täpselt eile õhtul siis meie saitidel juhtus? No kindlasti see nii ei ole, et teadlikult või sihipäraselt me krüptorahad ei kaeva. Nii et võib öelda, et see, mis eile juhtus ja täna öösel on pahatahtlik tegu igal juhul. Mis siis täpselt, mis kellast, mis kellani ja mis siis juhtus? Eile õhtul meil tuli esimesed signaalid kuskil kella 9 ajal. Et mis siis täpselt meie saitidel toimus? Jah, see hakkas kuskil 9 paiku, et kus me saime infot, et meie saitidesse on süstitatud võõrast koodi ja sellel eesmärgil, et just kaevata krüptoraha. Esialgu kahtluse all oli üks ainuke sait ehitusuudised.ee, aga nagu hommikul selgus, tegelikult olid kõik meie veebid mõjutatud. Kuidas see kood sinna saitidele sai? Seda ma veel ei tea, et teame nii palju, et me näeme, et kood oli muudetud ja ilmselt selle muutmise tulemuseks oligi see nii-öelda pahavara või see injection. Aga täpselt kuidas, mismoodi, mis viisil... Kas seda koodi oli muudetud siin Äripäevas Tallinnas või näiteks meie teenusepakkuja juures USAs? Ei, see ikka toimus, ütleme, serveris, kus meie veebid jooksevad ja nemad ei jookse Eestis. Seda teenust me ostame sisse meie partnerilt. Okei, tegemist ei olnud ka mõne reklaamiga, mis oli kaasa võtnud selle koodi? Ei, see kahtlus alguses oli, et see on seotud reklaamiga, aga nüüd me 99% kindlusega saame öelda, et see reklaamiga ei olnud seotud. Kuidas see koodijupp täpselt meie saitide lugeja arvutit mõjutas? Ta ongi nii tark jupp, et ta töötab taustal nii, et kasutaja tegelikult ei pane tähele, et midagi toimub, et kasutatakse arvutiressurssi. Nii et pigem kasutaja ei pannudki tähele. See toimus siis ainult siis, kui ta oli meie mõnel saidil, juhul kui ta ära läks, sai ta kaasa mõne pahavara jupi, mis oma soodu edasi tegutses või? Suure tõenäosusega jah, nii, et seni, kuni ta luges meie veebisaite, töötas see skript taustal. Kuigi ei ole välistatud jällegi, me alles uurime, et mis loomaga tegemist oli, aga pole välistatud, et see tiksus ka taustal, ka pärast seda, kui brauser on kinni pandud. Teete te koostööd siis, ma saan aru, nii Ameerika poolse teenusepakkujaga politseiga? Politseid me veel ei kaasanud, aga kõigepealt jah, korjame nii palju infot kui võimalik meie vendorilt. Tegemist oli esimese sedalaadse rünnakuga? Eestis ma ei ole kuulnud, et oleks midagi sellist toimunud, jah. Me olime esimesed. Ehk siis ma saan aru, see toimus kuskil 4-5 tunni vältel, valdavalt siis hilistel õhtutundidel? Kella 4 hommikul oli see juba korras, nii et jah, maksimaalselt 6 tundi. Kui palju siis pahavara seadistaja sellelt ühelt kasutajalt selle aja jooksul võis krüptoraha panna laadima? Spekuleerida võib, aga üldiselt tavalisest arvutist väga palju kätte ei saa. Nii et ma ei tea, tunni aega võib olla 3 senti. 3 senti tunnis? Jah. Praeguses vääringus? Jah, just. Praegu, saad sa kinnitada, on saidid puhtad, meie saitidele võib julgelt käia. Jah. Mida me teeme edasi, et sääraseid asju ei juhtuks? Kõigepealt saame aru, kuidas see toimus. Et siis me saame muidugi ka rääkida sellest, et kuidas edaspidi vältida. Et kuna see oligi meie jaoks ja võib-olla ka teiste jaoks esimene juhtum, siis kõigepealt uurime ja siis tegutseme. Siis annad teada. Aitäh! Dmitri Kovagin, Äripäeva digiarenduste juht, minu nimi on Meelis Mandel.